Eestlasele meeldib Euroopas toodetud, kodu lähedal hooldatav, kaablivabalt paigaldatav ja atraktiivse hinnaga robotniiduk. Stiga V-seeria robotniidukid toodetud Itaalias, kaamera, kaablivabad, e-SIM on kohe sees, katusele ei pea minema ning paigalduseks ma vajan ainult nutitelefoni. Räägin siis lühidalt paigaldusest. Alguses ühendan pistiku seina, panen laadimisjaama paika ja panen roboti laadijasse. Nüüd lülitan roboti sisse ja tõmban Stiga Go äpi. Registreerin ennast kasutajaks ja ühendan telefoni robotniidukiga Bluetoothi kaudu. Natuke võib alguses minna aega, vaadatakse ära, kas püsivara on värske, kas me leiame GPS-signaali. Äpp soovib kontrollida, et laadimisjaam oleks tasasel pinnal. Meil on siin väga hästi tasane pind. Masin istub vooluvõrgus, roheline tuli põleb ja nüüd ütleb, et sulge klaviatuuri kate. Tegin ära. Äpp on eestikeelne ja väga intuitiivne, et ta juhendab väga täpselt ära, mida tegema peab. Pange robot laadimisjaama, veenduge, et vool on taga ja nii edasi, et eksimine on põhimõtteliselt võimatu. Meil on robot laadimisjaamas, ja nüüd siis robot otsib GPS-levi ja kui ta on selle leidnud, siis sõidab ta laadimisjaamast välja, tagurdab ja keerab ennast 180 kraadi. Ja siis on tal GPS-signaal kalibreeritud. Nüüd siis kaardistame ära niiduala perimeetri. Sõites siis niidualale batuudi jätame niidualasse sisse, kuna meie masinal on kaamera, mis oskab ilusti batuudi jalgu vältida. Nüüd tegime krundi perimeetrile tiiru peale ja järgmisena teeme laadimisjaama mineku tee. Äpp ka väga hästi juhendab, mis me praegu tegema peame, aga teeme siis selle asja ära. Robotniidukiga natukene ala keskele poole, panen täpse suuna siis ja alustan salvestamist ning sõidan otse laadimisjaama. Nüüd siis on meil tehtud perimeeter, kojusõidutee ja teeme nüüd veel takistuse väljavõtte ja siis on meie jaoks aed valmis. Valin siit minu aed, takistused ja lisa väljavõte. Ja nüüd siis teeme ringi ümber aiavärava. Suurepärane, valmis. Ja nüüd on meil selline asi, et kui ma tahaksin mõnda kohta selle tehtud perimeetrist muuta, siis seda on kõige lihtsam teha niimoodi, et me sõidame robotniidukiga laadimisjaama ja seal olles saame juba neid punkte liigutada paremale vasakule, kuhu soovime. Ehk siis nüüd on meil niiduala tehtud, takistus tehtud, kojusõidutee olemas. Siit saame veel vaadata üle seaded. Ehk siis näiteks graafik, mis päeval, mis kellaajal soovib ta niita. Siis varguse vastane alarm on võimalik sisse lülitada. Siis niidu kõrgus. Igale tsoonile saab panna sobiv niidu kõrguse. Vihmaandor, et saate tundlikkust siit ilusti valida. Ja siis kui kaugele tagurdab ning kaamera, kõik erinevad funktsioonid, mida on tänapäevasel robotniidukil vaja, on siin ilusti olemas. Ja kui ma nüüd tahan alustada niitmist, siis tõmban siit näpuga, niidame ja ära asub tööle. Robot paigaldatud, käed puhtad, umbe hää.